olen tegelenud pikemat aega vee laadimisega inimestele ja ta on andnud väga häid tulemusi, kuna inimesed tarbivad seda vett, neil muutub paremaks toitainete omastamine, kõik organid hakkavad tööle, puhastuvad neerud, põied, inimesed saavad abi seedimishäirete puhul, tihtipeale on väikestel lastel kõhuprobleemid. Piisab sellest, kui laps on joonud 100 grammi vett ja 3-4 päeva on tarbinud seda, on lapsel kõhuprobleem kadunud ja aitab, lapsel on kergem olla. Ja nüüd me hakkasime tegema proovisime laadida mesi, mis on toodetud ökoloogiliselt talus. Ta on ökomärk, ta on väga hea. Aga kui sellel meele anname sellise energia, mis on vaja just sellisele inimesele, kellel on vaja ravida tervendada mingit haigust, siis ta omadused võimenduvad kahekordseks. Ja siin on väga palju juhuseid olnud, oleme proovinud inimestega, kellel on sügavad depressioonid, on probleeme potentsiga, on maohaigusi. Selle laetud meega oleme saavutanud väga häid tulemusi ja selleks olemegi nüüd me valmis seda mett hakkama laadima individuaalselt igale inimesele, kes seda soovib, peab meile helistama ja siis me laeme selle mee ja saadame välja. Seda võib ka tellida kõigi pereliikmete jaoks, sest me teeme kõik individuaalselt ainult sellele inimesele, kes on seda soovinud. Ja see mesi on toodetud Eesti talus, ökoloogilises talus. Ta on väga puhas, väga tervislik. Tihti pöörduvad minu poole inimesed onkoloogiliste probleemidega. Ma alati olen soovitanud neile usaldada meie arste, kes on väga kõrgelt kvalifitseeritud. Kuid alati tihti ei suuda nad ka kõike aidata. Ja tihtipeale on selles asi, et on kõik tehtud, kõik analüüsid, kõik operatsioonid, mis on võimalikud. Kui inimene läheb koju ja tal tihtipeale süveneb probleem uuesti. Ja selles suhtes on vaja pöörduda kas tervendajate või ravitsejate või maarohtude poole ka. Sest minu praktikas on väga palju juhuseid olnud, kus inimesed pöörduvad võib-olla viimases võimaluses. Kui ma ei ole suutnud muud midagi teha, siis vähemalt oleme suutnud vaigistada ära valud, et inimestel ei ole nii palju valusid. Aga oleme ka saanud aidata niimoodi, et on teinud arstid oma töö väga professionaalselt. Kui inimene hakkab protsess nagu uuesti käivituks, haiguse protsess, sel juhul on vaja ilmtingimata vaadata ära tema elukoht, töökoht, kus ta viibib palju aega. Kui inimene magab, tihtipeale magama halva koha peal, mis lihtsalt võtab meil ära jõu ja lakkavad töötamast organid. Ja kui mul oli siin üks juhus, olin Saksamaal, kus inimene pöördus minu poole probleemiga, tal oli kasvaja, mis oli arstide poolt väga õnnelikult tehtud, kuid see inimene elas ja töötas halva koha peal. Ja sellel, siis kui mind kutsuti sinna, siis oli see inimese vaadatud kodu üle ja oli öeldud talle, et sa magad halva koha peal. Nad vahetasid oma magamisest toa ära ja kui ma sinna läksin, siis kurb oli see pilt, sest sellest korterist, 4-toalisest korterist, mis neil oli seal, üks tuba oli normaalne ja ülejäänud kõik halvad. Ja kui inimene tõsteti ringi heast toast, jäädete poolt, halba tuppa, see protsess kiirenes ja ta elas 3 kuud selles halvas toas ja see haigus oli väga kiiresti, läks edasi ja seda protsessi võimatu enam peatada. Nii et tihti tuleb vaadata, et keda me kutsume ja mis on inimesed võimelised tegema. Et me lihtsalt ei sattu tihtipeale petiste kätte. Et see lihtsalt see kiirendas lihtsalt selle inimese tervisliku protsessi paranemist. Oleks ta maganud edasi selles toas, kus ta oli, oleks olnud paranemine, ma arvan, 50% kindla peale parem. Ja meie omalt poolt püüame aidata nii palju kui võimalik meditsiini
selles suhtes, et nad teevad oma tööd väga korralikult, aga lihtsalt loodusravi selle kõrvale, mis on kestnud aastatuhandeid ja jääbki kestma selle traditsioonilise meditsiini kõrvale, mida ei saa kunagi ära põlata. Ja kui nad käsikäes toimivad, siis nende efekt on palju suurem ja palju parem, kui me lihtsalt ei austa teineteist. Algab varsti kooliaasta ja väga palju on esitatud küsimusi, et laps on lihtsalt väga korralik olnud, hästi on õppinud mitmed aastad ja ühel hetkel laps ei suuda enam kontsentreeruda, ei suuda õppida, kaob ära huvi õppimise vastu. Ja kui ma olen siis hakanud vestlema vanematega, mis on toimunud, kas on toimunud mingi korteri, maja vahetus või midagi sellist. Ja tihtipeale ongi, et inimesed soetasid endale uue elukoha ja märkamatult laps enam ei suuda õppida. Vaadatakse, et laps rumal ei ole, õppis ühe hetkeni, nüüd enam ei õpi. Aga selles on probleem, et kui me soetasime selle uue koha, seal uues kohas on nii nimetatud, ma nimetan neid mustadeks aukudeks. Ja kui laps istub sellise koha peal, magab selles toas, sellise halva koha peal, on ta arvuti taga, lihtsalt ta ei suuda enam kontsentreeruda. Tal silmad jooksevad mööda raamatulehti, tähed on kõik ühesugused, numbrid on ühesugused ja ta ei suuda midagi teha. Siin üks ema kurtis, et näed, tulen õhtul koju, hakkan lapsega õppima õhtul kella 11-ni, laps nutab, mina nutan ja ei saa kuidagi koolitööd tehtud. Kui ma käisin seal korteris ära ja seal laps oli paigutatud halva koha peal, magas ja õppis ka. Kui me selle asja olime ära teinud, peale seda ema helistas, tulen õhtul koju, lapsel on õpitud võib-olla mõnda ühte asja, küsib ja lapsi hinded muutusid 13, 12, 14, 5. Ja seda on nii väga palju just ja tuleb tähele panna seda, kui me oleme kolinud teise kohta, vahetanud korterit, maja, elamist, mis iganes. Ja paneme endid suuri inimesi ka tähele. Me istume kirjutuslaua taga, loeme midagi või oleme televiisoris, loeme raamatut, keerame teise lehe ja me ei mäleta, mis teisel lehel kirjutati. See näitab seda, et me loeme seda raamatut mehaaniliselt. Meil aju ei mõtle kaasa, me ei suuda kontsentreeruda sellele tegevusele. Ja siis ongi see, et mõte jookseb laiali ja lapsed lihtsalt tihtipeale ütlevad, lähevad õpivad köögis või vanemate toas. Nad ei oska põhjendada vanematele, miks ta läheb sinna, miks ta ei õpi oma toas. Kus on kõik mugavused loodud, laud, kõik mugavused on tal olemas. Ta läheb hoopis teise kohta ja laps lihtsalt ei suuda selgeks teha, mis sunnib teda oma toast välja minema. Ja selleks on tihti vaja kutsuda kas mõni tervendaja, kes selle asjaga tegeleb, et näidata ära oma korter, elamine ja kohe muutub lastel õppimine ja kaovad ära ka meil endil probleemid muretsemine laste õppimise edukuse pärast.